tere, armas teekaaslane, minu nimi Stella Shakti, olen ekstrasens, kanaldaja, energiatöö õpetaja ja armastan teha kaardilugemisi, et saada väikest peegeldust ja sügavamat sisekaemust. Teen neid kaardilugemisi koostöös algallika valguse ja kõrgema mina tarkusega ja kõik mu kaardilugemised on alati selles vaimus, et need oleksid kõikide kõrgeimaks hüvanguks armastuse ja austuse energias. Võta siit vastu, mis sinuga ühildub, ülejäänu võid jätta lihtsalt kõrvale. Täna siis, nagu pealkirjastki nägid, on sõnajala õiel sulle mingi sõnumike tuua ja võid valida 3 kaardigrupi vahel. Esimene grupp loovuse portaal, teine grupp andestus ja 3. tants. Ja lähemegi kohe esimese lugemise juurde. Sina valisid selleks portaaliks loovuse. Mul on tunne, et esimese grupi valija on praegusel hetkel astumas täiesti uude elutsüklisse, kus varasemalt on võib-olla olnud, varasemalt on olnud tunne, et on hästi palju ettemääratust olnud või kuidagi selline selgem rada, mida mööda sa oled käinud, aga see rada enam ei ole sind toitnud ega täitnud ja oled tundnud, et nüüd on aeg uuenduseks ja muutuseks. Ja see, mis praegusel hetkel sinu südameasjaks on andmise ja saamise tasakaalu loomine. Ja sa õpid praegusel hetkel kiirgama, andma ja kuigi on tunne, et võib-olla, et mul on puudu või vähe, siis tegelikult elu ütleb, et sul on kõike täpselt parasjagu selleks, et sa saad luua täpselt seda, mis ongi sinu hingemissioon praegu luua. Vaatame, mis energias sa oled siin varasemas tsüklis olnud. Et see energiatsükkel, mis sul praegu on olnud või mis hakkab läbi saama, on olnud selline, kus elu on siin suunanud rohkem sissepoole vaatama ja tegelema rohkem mõtiskluse ja sisekaemusega. Aga järgneva paari kuu jooksul elu ütleb, et nüüd on aeg seda kõiki imelisust hakata jagama, mida sa oled saanud enda seest tunnetada ja tajuda, tulla rohkem sellisesse ekspressiivsesse kogemusse, kus sa väljendad ja jagad ja kõik need imelised sisemised teemantid, mida sa oled enda sees ära tundnud, on need mingisugused elutarkused, on need mingid oskused, mida sa oled omandanud, arusaamised või elukingitused, mis sulle on toodud, et nüüd on aeg hakata seda kõike siis täiesti uuel moel maailmale pakkuma ja sellisel lustakamal ja mängulisemal moel kui ehk varem. Et võib-olla on selline tõsine energiatsükkel sul rohkem selja taga ja elu ütleb, et ei ole vaja enam nii palju mõelda, et see mõtiskluse ja sisekaemuse aeg on olnud sinu jaoks vajalik, aga kui sa tunned, et sa ikkagi kahtled, sa ei tea, siis selle asemel, et rohkem seda ülemõtlemist toita, siis praegu tuleb soovitus, et anna oma ülemõtlemine vabaks, anna olukorrad algallikale lahendada. Et niipea, kui sa hakkad usaldama, et universum kuuleb sind, kui sa teda appi palud, hakkavad tulema ka lahendused ja uued võimalikkused. Et praegu see, mis su elus on toimunud, on ilmselt siis selline suurem kas inimeste või mingite olukordade minnalaskmine, mis ei ole enam sinuga kooskõlas olnud ja oskus ennast rahustada on olnud vajalik. Ja seda rahunemise ja lõdvestuse aja võtmist sa võid jätkata, et hoia oma süda avatuna, aga mitte siis ainult vastuvõtmiseks, vaid ka selleks, et kui siis universum sind suunab mingeid samme astuma, et siis sa ka need sammud julgelt ette võtad. Et ei ole lihtsalt passiivne, vaid
võtad ka vastu juhatused, mis sammusid astuda, missugust kogemust nüüd luua. Et kõige selle juures võib-olla ka paarisuhetes on vaja, et sa oskaksid hoida hästi sügavat rahu ja maandatust ja sellist püsivat stabiilset olekut, et sellepärast sulle see rahulikum periood siin vahepeal anti, selleks, et sa harjutaksid seda, et kui sa oled rahuseisundi, siis midagi ei lähe katki, vaid vastupidi, sa saad nende elutestidega palju paremini hakkama, et kui elu midagi sulle ette veeretab, et siis sa tead, et sa ei pea mitte hakkama rabelema ja ülemõtlemise ja sisemise vastupanu asemel tuled hoopiski sisevaatlusesse ja enda sees, enda tõe äratundmisesse. Et see, mis su elus praegu võib toimuda, on selline segadus, et sa ei saa võib-olla täpselt aru, mida sa nüüd pead tegema või kuhu pead minema, aga see ongi selleks see segadus sulle antud ja lausa universumi poolt kingituseks sulle toodud, et sa harjuksid sellega, et kui sa ei tea, mida teha, siis sa pöördud enda sisse, oma kõrgema mina poole, armastuse poole, oma südame poole. Et südame hääl ongi algallika hääl ja seda sa oledki siis praegu olnud kutsutud kasutama. Vaatame, mis see uus periood on, mis su elus siis praegu algab. Hästi õnnelik, väga kiire edasiliikumine. Et kui siin on tundunud, et on selline seisaku koht ja ei tea, mida teha, et siis nüüd on aeg tõesti tiivad sirutada ja julgelt edasi liikuda, et kõik, mis sa praegusel hetkel ette võtad, et kõike saadab suur edu. Ja see võib tähistada ka seda, et algab väga töökas aeg, et see ei tähenda seda, et sa lihtsalt oled passiivselt ja ootad, vaid et tõesti sa käärid käised üles ja asud reaalselt tegevusse. Ja see võib tähistada ka seda, et praegu on rohkem aeg tähelepanu pöörata oma ja südame asjaks võtta enda südametöö ehk oma eluülesande täitmine. Ja selleks oligi see varasem puhastus vajalik, et ja see võis tähistada ka seda, et mingisugune töökoht ammendas mingisugune elustiil, eluviis, mida sa varasemalt viljelesid, et see aeg saab läbi, et sa astud sellesse uude energiatsüklisse ja uude algusesse ja uude jagamisse puhta südame ja puhta enesetunnetusega ja sellises uues kerguse võtmes. Et see, mis sind praegusel hetkel aitab ja aitab hästi hoida selles õiges voos oma hingega kooskõlas, on see, et sa aktsepteerid kõike nagu see on, et olukorrad on nagu need on ja kui mingid asjad ei tundu, et alluvad su kontrollile, et siis sa lased selle ka algallika kätesse vabaks. Ja kui su elus on sinu õnnelik partner, mis tundub, et juba on su elus olemas, siis teie koos toimimisest võib olla väga-väga suur ja edukas voog, et võtad vastu oma partneri nii, nagu ta on, siis sa saad ka enda väe tagasi. Ja võimalik, et praegu on olnud siis selline suur transformatsiooni aeg, väga suurte muutuste aeg sinu ja teie suhte jaoks. Aga see muutus viib paremuse suunas, see ühendab teid, see toob teile palju sügavama koosloomise oskuse ja võime ja soovi. Ja ilmselt olete juba ära tundnud või oled parasjagu tundmas seda, et armastus suudab absoluutselt kõike tervendada. Et kui sa langetad otsuseid, siis vaata, et sa teeksid seda sellest kohast, et mitte sellest süütunde kohast, et ma varem tegin midagi halvasti, nüüd ma parandan, vaid sellest kohast, et sa teed neid asju, mis tõesti tunduvad sinuga kõige enam kooskõlas. Et mitte heastamise pärast ei tee asju, vaid sellepärast, et sa tõesti tunned, et see ongi see, mida sina tahad teha. Et see, miks see vaikuse ja rahu aeg praegu
või selline võib-olla ka lausa sunnitud puhkus mingis mõttes on olnud vajalik, et sa avaksid enda kosmilise ühenduse enda kõrgemate olemuse sfääridega ja võtaksid vastu maagilise maailma abi. Ja selles kohas, kus sa oled selle ühendatuse ja kõrgemate dimensioonide ja enda kõrgema olemusega ühenduse saavutanud, on sinu ülesanne siis aidata läbi selle terviklikkuse ja teadmise ärkamise endas ka teistele tuua neid teadmisi, et sind on suunatud hästi tugevalt vaimsele teele ja praegu see armastus, mis sinus on avanenud ja avanemas, ei ole lihtsalt inimestevaheline nagu inimeseks olemise kogemus, vaid praegu see, mis on sinus avanemas, on universaalne armastus, mis on armastus kogu inimkonna suhtes, nii et sinu suurim armastus, võikski öelda, et on armastus ise, on inimkonna teenimine ja avatus sellele, kuidas siis algallikas läbi sinu seda luua tahab, et sa lubad sellel kõigel voolata, olles ise hästi teadvel, hästi tähelepanelik, et mida sa nüüd lood, et võib-olla sa varasemalt oma elus oled loonud palju sellist või midagi sellist, millega sul ei olnud kõige suurem teadvelolek ja see õpetas sulle omakorda jällegi paindlikkust, et ei pea asju nii-öelda nagu naelaga kinni lööma, et kuidas asjad olema peavad, vaid et elu ongi muutuv, elu ongi paindlik, elu ongi liikuv. Ja meie ülesanne ei ole siis midagi ära õppida ja siis seda elu lõpuni teha, vaid et elu suunabki meid ühelt missioonilt teisele. Ja selles ümbersuunamises oled sa õppinud pöörduma algallika poole, enda südame poole ja see ongi vajalik olnud, et sa nüüd hakkaksid täitma oma elu missiooni, oma eluülesannet täiesti uuel moel. Küsime, mis see uus viis on, kuidas sa oled kutsutud siis looma. Et sa tood hästi tugevalt õigluse energia siia planeedile, tood tasakaalu tagasi selle, et armastus alati võidab ja tasakaal ei ole mitte siis lihtsalt paigal olemine, vaid õiglus ja tasakaal tähendab seda, et asjad käivad südame järgi, käivad armastuse kohaselt. Et see on see, mida sa oled praegu saanud õppida, see on võib-olla sulle varasemates õppetundides haiget teinud, et sa oled asju valinud näiteks hirmu pärast või kohusetundest või kuidagi endaga kompromisse tehes, aga elu ütleb, et nüüd sa ei pea rohkem enda südamega kompromisse tegema, sest et see uus energiatsükkel, mis algab, on sinu jaoks äärmiselt õnnelik, see on tõeliselt õnnelik saatuse pööre ja see pöörang on juba toimunud. Need uued algused on juba alanud, et sul ei ole vaja rohkem oodata, vaid lihtsalt liikuda julgelt kaasa sellega, mis sind tõeliselt vaimustab. Ja kui sul on siin selline südame tee avanemine olnud oma partneriga, et siis ka õnnelik suhe ja õnnelik abielu on teie jaoks algallika poolt pühitsetud ja teile kingituseks antud. Et ei ole vaja muretseda, ei ole vaja üle mõelda, ei ole vaja karta, vaid nüüd on aeg tehagi nii, nagu sulle kõige enam meeldib, et see ongi see aeg. Et siin on võimalik, et siin on vanade asjade pärast veel olnud selline süütunne, aga see praegusel hetkel vabaneb sinust, et sa saad aru, et ei ole mõtet ennast lõputult kuidagi maha teha või endaga lõputult pahandada, et sa said kogemused, mis sa varasemalt elus said. Nendest kogemustest sa saad õppida, aga sa ei pea jääma sinna kahetsuse ja süütunde energiasse. Et praegu on vaja siis hästi hoida ennast maandatuna, rahulikuna ja Herkimeri teemad võib sind selles hästi aidata. Sa ei pea seda füüsiliselt ostma või hankima, et sa võid ka lihtsalt paluda, et Herkimeri teemanti energia ümbritseks ja täidaks sinu energia välja ja sinu suhte ja sinu kõik suhtlemised ja sinu
rahaasjad samamoodi, et kõik oleks häälestunud täpselt sinu kõrgema hingemissiooni kohaselt. Ja võid ka paluda, et sulle tuleks täpselt õiged ideed õigel hetkel. Teha näiteks taotluseid, aitäh, et iga samm on universumi poolt mulle juhatatud ja ette antud ja ma usaldan seda teekonda. Et see, mis sind praegusel hetkel võib-olla on kuidagi kõikuma pannud, on selline kahtlemine, et kas ma võin ikka naudingut ja armastust usaldada, et äkki läheb jälle midagi nihu, aga elu ütleb, et aga vaata, et praegu on olukord teistmoodi ja need elemendid on praegu teistmoodi kui see, mis varasemalt olid. Et sa varasemalt valisid ilmselt mingi sellise tee, mis ei pakkunud sulle täit naudingut, et tegid just nagu sellist kompromissi endaga. Aga nüüd, kui sa valid selle tee, mida sa tõeliselt naudid, siis see ongi sinu õige tee, et ei ole vaja karta, et armastus sind alt veab, et kui sa oled nüüd ära tundnud midagi, mida sa tõeliselt naudid ja mis sulle päriselt meeldib, siis minnagi ja julgelt minna ja mitte enam tagasi vaadata ja liigselt analüüsida. Et siin tuleb veel kord soovituseks, teist korda tuleb täna kaardi lugemisel tuleb tähelepanelikkus, et ole tähelepanelik, kuidas sa oma mõtteid ja sõnu ja tegevusi suunad, et sul on vaja enda oma mõttemaailmale rohkem tähelepanu tuua, et sa mõtleksid täpselt sellest, mida sa päriselt tahad, mitte ei keskendu sellele, mida sa ei soovi. Et siin universumis on kõik variandid kogu aeg võimalikud. Et kui sa hakkad mõtlema, mis sulle ei meeldi, siis sa hakkad liikuma justkui sellisest tagurpidi käigus tagasi sinna pimedamatesse energiatesse. Et elu ütleb, et ikka edasi, et vahetevahel ongi see tee, võib tunduda, et on käänuline, ei ole nagu otsetee. Aga sul on kogu aeg selline tugev juhatus antud ja sa ei pea nagu kartma seda teekonda. Et üks selline hoiatus tuleb siit, et vaata, et kui su elus on sõltuvused või mingisugused takerdumised, siis võta pigem aeg maha ja vaata, mida sa läbi nende sõltuvuste oled tahtnud enda elus parandada või mis need sulle andnud on, et äkki on mingi parem võimalus, et sa saad näiteks samasugust tulemust, mida sa tänu sellele sõltuvusele oled endas esile kutsunud, seda tunnet või lõdvestust, et kuidas iganes sa oled või miks iganes mingi selline muster on olnud, et selleks on parem võimalus kui see, mida sa praegu oled teinud. Et kui sa tajud, et sa oled ennast ise niimoodi mingi uskumuse kaudu oled arvanud, et näed, ma ei oska teisiti või ma ei saa või ma ei tea, kuidas sellest välja tulla, et siis on Sõnajale õie soovitus sulle, et vaata, sa oled ise need uskumused loonud ja sa saad need uskumused ka ümber teha. Alustades sellest, et ma saan, ma suudan, ma oskan. Et muidu sa lihtsalt lased oma energia raisku minna, et see nagu selline enda reetmine peab sinu elus lõppema. Ja kuidas sa seda lõpetada saad, oledki, et sa oled hästi aus endaga, hästi õiglane ja otsustad enda kasuks. Mitte siis nende kogemuste küüsi jäämine ei ole sinu tee, vaid ikkagi see, et sa oled nii, nagu sa tahad, et kui sa tahad olla vaba nendest sõltuvustest, siis sa suudad, et siis elu toob sulle need õiged otsused ja valikud sinu teadvusesse, kuidas sa saad nendest kogemustest liikuda küpsesse energiasse ja küps energia ütleb, et ma suudan kõike, mida ma soovin. Küps energia ütleb, ma ei oska, vaid ütleb, ma õpin, ma leian selle võimaluse, ma leian need vahendid või viisid, kuidas ma saan ennast parimal moel aidata. Ja kuhu see tee siis sind välja viib, et see on siis selline ilus viimane lõpukaart ongi siis väga ilus armastuses õitseng. Et kõik see, mis su elus praegusel hetkel olnud on, ongi siis selleks, et sa sellesse õitsengu energiasse tuleksid. Võib-olla varasemalt sellise
enese kahandamise asemel tuleksid lopsakasse enda olemusse ja praegu mul on tunne, et su küpsemine toimub väga ruttu, et see sõltub nüüd sinu enda otsusest ja valikust, et sa soovid olla küpses energias, siis see energia ennast sulle ka ilmutada saab, et siin on vaja julgeda enda kõrgemalt minalt küsida juhatust ja vastavalt siis südame juhatusele ka need sammud astuda. Ja kui sa ei tea, kuidas südamega suhelda või tahad oma mälu värskendada, siis mul on siin YouTube'is tasuta üleval video võluvõti number 7 südame hääle kuulamine. Oled teretulnud seda harjutust praktiseerima, kuniks sa saad enda sees algallika häälega täielikult sügava kontakti loodud ja eladagi siis armastuse lainepikkuses ja armastuse kantuses, sest see on sinu kõrgemas elusaatuses sees, et see ongi sinu õige ja südametee. Sellised sõnumid Sõnajala õiekeselt sulle. Soovin sulle südamest kaunist ja võimsat avardumist ja julgust tõusta enda küpsesse väesse ja selles elada ja jagada maailmaga oma imelisi kingitusi. Ole õnnistatud. Aitäh, kallid vipid, teile toetuse eest. Ja läheme grupi number 2 juurde. Tere, armas grupp number 2. Sina valisid andestuse värava. Sõnajala õiekene aitab sul vabaneda vanast valust ja vanadest samastumistest oma vanade lugudega. Võimalik, et sul on olnud viimasel ajal päris palju selliseid unenägusid või lihtsalt meenutusi, kus sulle tulevad meelde vanad kogemused, millest sa oled justkui energeetiliselt ikkagi kas kinni hoidnud või ei ole osanud täielikult ennast lahti harutada. Aga praegu elu ütleb, et ükskõik, mis su elus praegu toimunud on, et sinu jaoks on uus algus siin ja kohal ja sul ei ole vaja karta, et sa rikud midagi ära sellega, et sul nüüd nii palju, ma ei tea, neid unenägusid on minevikust või mingisugused meenutused nii palju tulevad vanast ajast võib-olla, mis ei ole nii head meenutused olnud või toovad sulle kuidagi meelde vana ja valu või raskuse, siis Sõnajala õis tahab sulle öelda, et see, et need asjad sulle meelde on tulnud, on sellepärast, et need kogemused on sulle tulnud hüvasti jätma ja ütlema, et ma nüüd lähen su raku mälust välja, ma lahkun su energiaväljast, et kõik, mis sa oled tulnud, et on justkui vanast ajast üles kerkinud, on tegelikult tulnud sulle head aega ütlema. Ja andestus tähendabki siis seda, et me laseme need lood minna, me ei hakka nendega kaasa jooksma ja me ei hakka neid teemasid liigselt analüüsima, vaid lihtsalt oli, mis oli ja need olid lihtsalt unenäod, need olid illusioonid. Ja see kõik vabaneb praegu sinu energiaväljast, sest sa oled lõdvestumas oma hinge tõelisele teele. Ja kõik, mis su elus on olnud täiuslik, vajalik, et sa saaksid oma hinge kasvuks vajalikud kogemused. Et sul on soovitus, et mitte ära vaata põlguse või hirmuga neid vanu asju, vaid vaata tänutundega. Aitäh kõikide õppetundide eest, aitäh kõikide kogemuste eest, mida ma olen saanud, sest need on aidanud mul jõuda tänasel päeval just siia ja saada selleks, kes ma olen, oma hingega palju enam kooskõlla, täielikult kooskõlla. Et andestamine ei ole siis kellegi heaks kiitmine, kes on kuidagi ebakohaselt käitunud või kui me ise oleme mingis kohas teadmatusest või hirmust või mis iganes põhjusel oleme läinud enda vastu või ei ole osanud paremini, siis neid kohti ei olegi vaja kinni hoida, vaid neid me võimegi kõik tagasi algallikale anda ja andagi sellise otsusega, et ma annan kõik vabaks. Ma annan kõik vabaks ja ma olen tänulik, et ma sain need kogemused, sest nüüd
tänu nendele elutarkustele ja tänu nendele võimsatele võib-olla ka vapustustele ja raputamistele, mis mu elus on olnud, olen ma nüüd valmis täielikult uueks romantiliseks elutsükliks. Ja see on tõeliselt ilus tsükkel, mis sul praegu on algamas, et see on siis noorkuu kaalude, see on selle kaardi nimi ja kaalude energia on selline ülimalt ilus, harmooniline ja tasakaalukas. Ja isegi kui elu toob mingisuguseid tasakaalutusi, siis sa oskad nüüd neid kohti tasakaalustada, sa oskad väärtustada seda kogemust, mis sul nüüd on, mida sa võib-olla varasemalt ei andnud sulle süda luba kõike niimoodi väärtustada ja olla täielikult, ma ütleksin nagu põlvili maailma ees suures tänus, siis nüüd see, mis su elus praegu on alanud või algamas, et see on jumalikult juhatatud suhe, see on jumalikult juhatatud kogemus ja see toob ülimalt suuri vaimseid valgustusi nii sulle kui ka teistele, sest kõik, mis sina oled läbi elanud ja mida sa oled kogenud, on kingituseks nii sulle, aga tegelikult ka teistele, kellega sa kokku puutud. Ja sa saad enda teekonna tarkust samuti teistega jagada. Et siin ei ole vaja üle mõelda, et kus ma jagama hakkan, vaid usaldada, et see juhatus tuleb sulle täpselt õigel hetkel ja see juhatus tuleb sulle mitte sellepärast, et sa kedagi siis kuidagi hukka mõistaksid, vaid just nimelt läbi selle, et sa mõistad nüüd inimesi palju paremini. Miks inimesed üleüldse mingitesse sellistesse kohtadesse on jõudnud, kuhu nad on jõudnud, et sinus on kasvanud suur kaastunne ja kannatlikkus ja usaldus elu suhtes ja võimalik, et sa oledki tundnud, et elu on sind varasemalt lihvinud nagu teemantid. Et nii valus on olnud ja tohutu pinge on olnud, aga see kõik ongi olnud selle jaoks, et sa saaksid aru sellest, et absoluutselt kõikidel kogemustel on sügavam tähendus. Me ei pea alati kõiki tähendusi teadma, aga need tähendused, mida sa tead ja oled mõistnud, siis neid teadmisi edasi andes ja edasi kandes, kas läbi oma loomingu või õpetamise või mis iganes laadi oma hingetöö, siis sa ei ole nii hinnanguline teiste suhtes ja sa annad teistele rohkem ruumi, et nad saaksid ka areneda ja kasvada omas tempos, et kõik ei pea olema samamoodi või samal arenguastmel kõikides eluvaldkondades, et meil ongi kõikidel inimestena omad eluvaldkonnad, mida me rohkem uurime ja kus me ennast arendame ja siis me saamegi tulla kokku ja jagada enda erinevaid maailmanägemusi ja üksteist rikastada. Et selline lõdvestunum olemus hakkab sinus praegu väga palju jõudsamalt nähtavale tulema, sest sa oled alistunud armastusele ja see on üks kõige ilusamaid kogemusi, kui me sellesse välja jõuame, see on kõige hirmsamaid kogemusi, kui me alles sinnapoole teel oleme, ehk siis kui elu suunab meid armastusse alistuma, siis tihtipeale läbi selle, et me puutume kokku just nende energiate ja just selliste kogemustega, mis meile üldse ei meeldi, millele me oleme vastu olnud. Ja näiteks kaksikleegi suhtes on hästi tavaline see, et kaksikleeg peegeldab täpselt kõiki neid kohti, mida me oleme teistes hukka mõistnud või ei ole suutnud kaastunde ja armastusega lubada, oleme vastu hakanud. Et siis, mis on kaksikleegi teekonna selline üks ülim eesmärk, ongi see, et me võtame kogu maailma vastu nii, nagu see on armastuses ja mitte siis sinna duaalsustesse minnes, mitte hinnangulisuses ja üleolekus või mingit pidi
vastuseisus, vaid täielikus alistumises ja see on sinuga praegu toimunud või toimumas. Et sa oled praegu õppinud seda, et ei ole mõtet igasse draamasse pea ees sisse hüpata, ei ole mõtet võidelda nendega, kes tahavad iga hinna eest võita, justkui enda poolele võitu saada, et tõeline võit tuleneb sellest, kui kõik osapooled võidavad. Ja inimkond tunneb ennast ühise meeskonnana, mitte nii, et see rahvas on halb või need niimoodi mõtlejad on rumalad, vaid see, et me oleme kõik üks valguse pere. Me oleme kõik üks meeskond, üks suur valguse meeskond, kes on tulnud siia planeedile järgmistele põlvkondadele pärandama palju ilusamat reaalsust kui see, kus me ise oleme üles kasvanud. Ja see mõistmine on sulle toonud või toomas praegusel hetkel tohutut edu, et see sinu oskus olla väga diplomaatiline ja samas teadvel ja mitte siis sellises people pleasing'u moodis, et ma tahan kõigile meeldida, vaid selles, et su süda on avatud kõikidele tunnetele ja kõikidele maailma nägemustele, siis see kogemus toob sulle esiteks tohutult ilusa, harmoonilise ja tasakaaluka elu sinu elukaaslase, sinu abikaasaga, sinu perega, aga lisaks sellele see annab sulle tohutu väe, et siin maailmas sinu sõna hakkab kõlama, võimalik, et lausa rahvusvaheliselt või üle maailma mingil moel see sinu olemuse kiirgus liigub, sest et väga paljud inimesed igatsevad selle järele, mida sina juba praegu koged. Et sa võib-olla oled arvanud küll, et ma olen alles nii alguses ja mis nüüd mina ja mida mina ikka siin oskan, aga kui sa vaatad oma elu, siis see sisemine rahu ja sisemine tasakaal, mis sinus juba praegu on selline suur varandus, millest väga paljud inimesed võib-olla ei oska veel unistadagi, sest nad on nii stressis, nii pinges, nii vastuolulisuses veel, aga sina oled juba selle suure sammu ära teinud, mis on enda universumiga harmooniasse toomine. Et see on väga suur kingitus. Vahel me ei pane tähelegi seda enda arengut, kui suured sammud me juba teinud oleme, sest meie pilk on pööratud sellele, mis kõik võiks veel palju paremini olla. Aga sõna ei ole õiek ütleb sulle, et väärtusta seda kogemust, mis sul praegu on, et see on niivõrd võimas, see on nii suur varandus, et praegu sa suudad tõesti maagilisel moel oma elu kuningannana ja kui sa oled mees, siis oma elu maagina täiesti maagilisel moel luua nii ilusa reaalsuse endale, mida teised inimesed, väga paljud, nad võib-olla ei oska veel unistadagi nii suurelt kui see, mis elu sina juba elad. Et see sinu kirg, mis sinus on ärganud, ei ole mitte isekas, vaid see ongi kuninganna energia, mis ongi selline energia, kes soovib kogu universumile head, et sa oled tõusnud tõesti sellises südametarkuse teekonna tõesti ülimalt kõrgeks meistriks. Et maailmal on sinult väga palju õppida, et vaata seda enda ilu ja enda suurust ja mida rohkem sa julged nõjatuda ja rahuneda ja tunnetada, et alati õigel hetkel alati on õige info sulle tulemas, et kõik voolab sinu jaoks maagilisel moel, tõesti müstilisel moel alati hästi, siis tead, see ei ole juhus. See ei ole juhus, see ei ole see, et kogemata läks hästi, vaid see, et sa oled täielikult, sa oled oma õige olemusega joondunud. Ja ma tean, et mitmed taroo lugejad peavad seda maagikaarti kuidagi selliseks kavaldajaks või trikitajaks, aga ma tunnen, et siin tähenduses see maag on nagu hästi puhtas energias, et siin ei ole sellist isekat omakasu või sihukest nagu mingit kättemaksu, et ma kasutan kuidagi oma väge
kellegi kahjuks, et siit ma seda absoluutselt ei tunne, et see, mida ma näen, et sa oled niivõrd võimsas väes ja see, kuidas sa asju teed, ongi hästi sinu moodi, see on hästi eriline, kuidas sa asju teed. Ja selles sinu eripäras ongi sinu vägi, et sa ei pea muutuma teistesuguseks ja sa ei pea uskuma seda, mida teised usuvad, sest et sul on nii võimas see enda sisemine juhatus, kuna sa oled nii sügavalt juba alistunud armastusele või on see praegu just sinu elus toimumas, et sa praegu teed seda armastuse kätele langemist, et sellised usaldad nii lõputult, sa usaldad enda sisemist kutset, oma tunnet, et kui midagi sind magnetiseerib, siis sa tõesti järgned sellele kutsele. Et ma mäletan, kui ma ise õppisin seda kohta enda elus, ma arvan, et see oli umbes 20 aastat tagasi, kui ma hakkasin tunnetama, et ma ei saa teha asju nii nagu teised, et ma pean tegema nii, nagu minu tunne on, et muidu läheb kõik uppi, et täielik frustratsioon ja segadus, et ma pean tegema täpselt nii, nagu minul kõige õigem tunne, mis on minu arvates kõige ilusam ja õigem. Ja siis, kuidas hakkavad asjad tõesti võluväel omale kohale minema, et tulevad täpselt õiged kokkusattumused, õiged inimesed, õige info õigel hetkel, õiged ressursid, mis iganes, kõik hästi suures lihtsuses voolab ja vaata, kui võimas sulle tuleb veel kord, tuleb armastuse väekaart. Et see, et sa oled oma südames, on täiesti vastupandamatu magnet sinu hinge partneril, on see sinu kaksikleeg, hinge teine kehastus või kuidas iganes sinu jaoks sinu hinge kõrgem otsus on selleks elus olnud, et see sinu kõige kõrgem suhe ja kõige kõrgem potentsiaal õnnelikuks abieluks, õnnelikuks kooseluks on täielikult, sa oled sellega joonduses, sa juba oled selles energias, sul ei ole vaja otsida rohkemat kui seda, kes sa ise oled, et sa ole iseenda jaoks kohal, et kuula ennast. Et tuleb veel Sõnajala õiekese soovitus, et võta aega rohkem unistamiseks, sest teie unistused lähevad täide. Et nii nagu unistad, nii lähebki ja julgusta oma kaaslast unistama, julgusta oma sõpru, oma kliente, oma koostööpartnereid, julgusta unistama, sest et unistused on mälestused tulevikust. Et su enda tuleviku mina saadab sulle neid visioone või tunnetusi või märke selle kohta ja mida rohkem sa hoiad selget visiooni selle kohta, mida sa tahad, seda kiiremini see manifesteerub, sest siis sa oled selle paralleeluniversumiga joonduses, kus need kogemused ongi sinu elu. See ongi normaalne, unistuste täitumine on normaalne, igapäevane elu osa, see on uus normaalsus, see ei ole eriline ja ainult välja valitutele, vaid et see on meie kõikide hinge kõrgem saatus, sellele on vaja julged ennast häälestada. Mul on tunne, et sina juba väga hästi oskad seda, kuigi sa oled varasemalt võib-olla väga palju lükanud edasi seda endale heade asjade pakkumist, siis nüüd sa võimalik, et ka läbi selle kaardi lugemise tunnetad praegu seda energiat ja Sõnajala õiekega ütleb, et lihtsalt usalda, lase lahti see, kuidas need kogemused saavad täide minna. Ei ole tähtis, kuidas, praegu keskendu sellele tundele, et sa juba elad seda elu, kuidas sa tahad elada ja sa võid unistada mitte ainult enda jaoks, vaid kogu oma pere jaoks, kogu inimkonna jaoks, et ei pea mõtlema, et ma ei tahagi midagi, aga unista siis inimkonna jaoks, et sa elad sellises paralleeluniversumis, kus inimestel on süüa, nad on avastanud oma hinge missiooni ja inimeste eludes on tasakaal, tervis ja õnn. Et unistada me võime absoluutselt kõigest. Ei pea olema ainult nagu väiksed unistused, me võime ka unistada sellisest imelisest kogemust. Näiteks minu üks
suur unistus on ja millele ma olen oma elu pühendanud, et kogu inimkond jõuaks valgustatusesse, et kõik saaks kogeda seda mäletamist, kes me tõeliselt oleme, seda õndsust ja sügavat rahu, et ei ole vaja nii palju seda välist taga ajada, vaid et tegelikult meie sees on niivõrd ilus, rikkalik, külluslik, ongi taevas, paradiis on meie enda südames. Et see, mida sa otsid, seda sa leiad ja see on selline natukene nagu hoiatuskaart ka, et kui sa hakkad otsima tohutult vigu, siis sa leiad neid kõiges ja kõigis. Mõistus oskab leida kõiges midagi halba. Aga kui sa otsid ilu ja headust ja lahendusi ja võimalikku, siis sa ka need kogemused leiad, nii et see lihtsalt see praegu see on hoiatus, see on lihtsalt selline sõbralik meeldetuletus, et keskendu ikka nendele tulemustele või nendele tunnetele, mis sa tahad, et sa tunneksid. Et see, mis sind võib-olla natukene tagasi hoidnud on siin eelmiste elude mingid karmamustrid, kus sa oled võib-olla tundnud läbikukkumise tunnet või seda, et sa ei saanud hakkama või et ükskõik kui palju sa püüdsid, ikka ei tulnud nii välja nagu sa oleksid soovinud. Aga see kaart on sulle siin meenutuseks, et sa liigud sellest energiast välja. Et see jäi sinu selja taha, et sa liigud praegu täiesti uude energiasse. Ja see, mis sul aitab seda teemat tervendada, on nüüd kuula muusikat, tee muusikat, laula mantraid, laula neid laulusid, mis sulle meeldivad, et muusika aitab sul pöörata sinu pilgu taas sellesse valgusesse ja kuninglikku ilusse, sellesse, kes sa tõeliselt oled, et sa oled tõesti ilus hing ja ma tunnen, et see, et sa oled nii võimsalt oma südamega tööd teinud ja ennast avanud ja ennast tervendanud, et see süütab nii paljude inimeste südameid ja võib-olla sa arvad, et sa ei ole nagu piisavalt märgatud või ei ole piisavalt väärtustatud, et siis tuleta endale meelde, et kõik nagu nii-öelda autasud või see, mida sa head panustad, ei pea sulle tulema kohe. Et see, mida me loome ka järgmisteks kehastusteks uut, et ära lase ennast sellest häirida, kui sul on tunne, et tulemused ei tule justkui kohe, et siis on soovitus, et mine rohkem enda sisse, mine enda südamesse, et su süda on sinu õpetaja ja süda õpetab sulle, kuidas ka ennast väärtustada. Võib-olla sul on vaja oma tööd rohkem väärtustada, võib-olla sul on vaja midagi sellist luua, et inimesed saavad sulle pakkuda küllust. Et võib-olla siin on mingisugune, et kui me räägime raha teemast konkreetselt, et võib-olla siin on vaja midagi uut luua, mis on see mingi õpetus, mingisugune, see võib tähistada ka mõnel juhul seda, et sa muudad oma elukohta, oma töökohta, sa muudad seda viisi, kuidas sa jagad, võib-olla sa hakkad jagama asju inglise keeles või mingites teistes keeltes või mingites teistes väljundites kui see, mis senini on olnud. Küsime. Et siin tuleb säilitada hästi selline kaine mõistus, et mitte minna liiga emotsioonidesse. Et miks ma seda ütlen, sest sageli võib-olla meil selline nostalgia seoses oma vana töökohaga või vana viisi toimimisega, et kuidas ma siis nüüd rohkem seda ei tee, mis ma olen teinud. Aga elu ütleb, et kui sulle tuleb inspiratsioon uueks vooks, siis ära karda, kui sul on uus kaev valmis, et sa lased sellel vanal kaevul nii-öelda nagu oma teed minna või oma soodu minna, et praegu jää enda südamele truuks, et ära dramatiseeri olukordi üle, kasuta oma sõna ja mõttejõudu selleks, mida sa tahad luua, mitte vana taganutmiseks, et see vanasse kinni jäämine on sul paljusid elusid sul olnud juba selline suurem teema. Ma tunnen niimoodi, et sa oled väga paljudes kehastustes oma vanu kehastusi taga igatsenud ja ma saan sellest täiesti aru. Aga siin tuleb sulle soovitus, et veeda aega omaette
ja saa tuttavaks rohkem, kes sa oled, mine rohkem enda sisse, vaata, kes sa oled selles kohas, mitte selle kehastusena, vaid kes sa üleüldse oled. Tule sellesse kohalolu energiasse, et selle asemel keskenduda teistele inimestele või mida nemad vajavad või mida nad soovivad, et tule sellesse mäletamisesse, kes sa oma tuumolemuses oled, enda hinges, enda südames, enda algolemuses. Anna endale seda armastust, mida sa oled igatsenud võib-olla rohkem väljapoolt saada ja selles kohas, kus sa iseendale seda tähelepanu ja armastust pakud, sulle tuleb see õige impulss õigel hetkel, et sul on vaja mõnes mõttes nagu laskuda nagu sukelduja laskub ookeani põhja. Et samamoodi sinul on vaja lasta oma teadvusel rahuneda, lõdvestuda, kuni sa jõuad selle nagu aardekirstuni välja, mis on ookeani põhjas. Ja sealt aardekirstust sa saad täpselt õige selle kogemuse noppida, mida sa saad jälle inimkonnale tuua ja siis sul kaob küsimus ära, mida teha, vaid siis sa oled nii vaimustuses sellest, mida sa sealt enda sügavusest leidsid ja sul ei ole küsimust, mida ma teen või kuidas ma teen, vaid siis see varandus, mida sa sealt enda südame rahust ja lõdvestusest leiad, see ise juhatab sind, energia ise juhatab sind. Et sinu see sõnajala õie kõige sügavam sõnum ongi, ma tunnen see, et sa oled väga õigel teel. See, mis su elus toimub, on, sa oled täielikult, sa oled super hästi joondunud. Sul ei ole vaja absoluutselt karta seda, et äkki midagi läheb valesti või halvasti ja et äkki asjad ei õnnestu, sest et sina oled oma väes. Sa oled väekas ja kõik asjad saavad sündida täiesti maagilisel moel, siin ei ole kahtlust ka. Siin ei ole kahtlust. Sa oled ülimalt heas ühenduses. Taipamised on sinu tee ja sinna taipamistesse aitabki sind seesama alistumine, lõdvestumine, armastusse, rahunemine ja hoia ennast eemale teiste draamadest, et kui sa tunned, et mingisugused suhtlemised ja kogemused on sinu jaoks kurnavad ja väsitavad, siis sa võid teistele öelda, et teate, ma teen praegu sihukest paastu, et ma ei tea, järgmised 3 kuud ma ei tohi nagu selliste teemadega tegeleda, mul on vaja praegu noppida midagi muud. Sa leiad need õiged sõnad, kuidas jagada ja anna endale andeks, et võimalik, et see, mida sa tahad siin praegu veel ikka kuidagi heastada või mingit laadi rahutust on tekitanud, ongi need eelmiste elude teemad kuidagi. Andeks andmine oli sinu portaal, andesta endale, et sa oled nii palju hoolinud. Tuleb see põhisõnum, mis ei tähenda, et sa ei tohiks hoolida, aga on ka aeg, kus meil on aeg lasta lahti ületähtsustamistest, mingite kogemuste ületähtsustamistest. Et ma tahan lõpetuseks jagada ühte lugu, mis mul oli aastaid tagasi juba, oli ühe inimesega, kellega mul oli väga lähedane hingeline side, nii nagu mina tundsin niimoodi, aga kui meie suhtlemine lõppes, siis ta oli väga mürgine ja väga pahane mu peale. Ja ma sain aru, et see ei ole üldse minuga seotud, vaid tal on endal mingid lapsepõlve teemad tervendamata. Ja ma olin nii kurb ja ma ei teadnud, mida teha, sest ma olin nii harjunud temale mõtlema ja nagu kuidagi tema teemadega tegelema. Ja see oli täiesti, võtan täieliku vastutuse enda peale, et küsimus ei ole selles, vaid küsimus oli selles, et küsisin siis universumilt, et mida teha, et see tundub nii tähtis minu jaoks see teema ja siis ma sain sellise vastuse südamelt, et mõtle tolmukübemekese peale või kriipsukesele kuskil puidumustris. Ja vaata seda kogemust nagu seda tolmukübemekest või kriipsukest tolmumustris. Ja siis ma sain aru, kuidas ma selles suures hoolimises olin nii sisse suuminud mingisse teemasse, et ma nagu ei näinudki muud maailma, nägingi seda mingit väikest elementi siin universumis. Aga samas, kui sealt nagu välja suumida
ja näha, et vau, aga siin maailmas on ju veel miljardeid inimesi ja nii paljusid lugusid ja nii palju kogemusi, kus saab olla südamlikus energiavahetuses, et ma ei pea nagu jääma lõpmatult leinama seda minu arvates tollel hetkel siis kaotuse kogemust. Nüüd ma tean, et ka see oli võit, et ka seda aitas see inimene mul õppida ja ma olen talle südamest tänulik, kuigi see õppetund tollel hetkel tundus raske. Et võib-olla see andestamine, mida ka sinul, kallis grupp number 2 ja elu palub teha, on, et zoom'i välja vahepeal, et ei ole vaja nagu igasse sündmusesse, igasse loosse, igasse inimesesse niivõrd nagu sisse zoomida ja seda nii tähtsaks pidada, sest et muidu jäävad need sinu suured hingemissioonid võib-olla tegemata. Võib-olla sinu missiooni üks osa ongi olnud see, et lasta inimestel tulla, kui on aeg tulla ja lasta ka minna, kui on aeg minna ja kui on jälle õige hetk, siis küll universum oskab jälle hinged õigel hetkel kokku juhatada. Aga praegu ma tunnen, et kui sa oled naine, siis su elus on üks väga oluline mees, kes vajab sinu tähelepanu ja ta saab jõudu ja tema ärkab enda maagienergiasse sinu armastusest, aga mitte sellisest emotsionaalsest ülevoolavast ninnu armastusest, see on hästi üldiselt öeldud, vaid sellest, et sa oled hästi selge peaga, et tema hästi armastab, ta armastab sinu kirglikku olemust, aga ta jumaldab ka seda, et sa oskad olla hästi selge, hästi konkreetne, võib-olla isegi lausa mehelik mõnes mõttes oma mõtlemises. Selline kaine, loogiline, õiglane, rahulik ja kasutad oma sõnu hästi asjakohaselt, hästi südamest. Aga sa kasutad oma sõnu suurepäraselt. Nii et ära lase oma minevikul ennast tagasi hoida. Sa leiad kõik lahendused, mida sa vajad. Ära lükka asju edasi. See on sinu vana muster, seda sa ei pea võtma ellu kaasa. Ja Sõnajala õieke soovib sulle imelist voolamist. Kuula muusikat, mis toob sulle õitsengu tunde ja naudi enda uues õitsengus elamist. Ole õnnistatud! Aitäh, kallid vipid, teile toetuse eest. Aitäh, kui jätate siia alla 2 südant, kui see kaardi lugemine teid kõnetas. Kes soovib, saate mu koduleheküljel stellashakti.com tulla kuulama ka meditatsioone ja kogema seminare ja leida sügavamaid, põnevaid sisemisi avardumisi. Olge õnnistatud! Ja läheme lugemise number 3 juurde. Sina valisid tantsuportaali. Hästi huvitav, mul on tunne, et vaatamata sellele ükskõik, mis eagrupis sa oled, siis tõesti tants on see, mis on sinuga loodud olema terve elu. See ei pea olema professionaalne tantsimine, aga muusika, saatel oma keha liikuda lubamine on sinu hinge mustrite, hinge kingituste lahti avamise üks töövõte. Nii et tõesti see, et sa selle tantsugrupi valisid, ei ole kogemata. Sa oled siin põhjusega ja see info, mis sulle tuleb, on ka põhjusega, sest elu ütleb, et elu tahab sinu jaoks midagi väga imelist lahti pakkida. Sinu DNA-st, sinu rakumälust tuleb väga õiget infot ja praegu sa oled väga lähedal mingisugusele väga suurele läbimurdele enda elus. Mingi suur unistus saab kohe teoks, vaatame, mis teemal see võib olla. See, nii nagu sa otsustad, nii läheb. Sinu mõtete ja mõtete teostumise
omavaheline nii-öelda see vahemik muutub järjest väiksemaks, ehk see, millest sa mõtled, hakkab järjest kiiremini manifesteeruma. Ehk see, mida sa unistad, tuleb su ellu väga kiiresti. Et kui su elus on praegusel hetkel mingisuguseid sõltuvusi, kinnijäämisi mingitesse teemadesse, võib-olla ka sõltuvus negatiivsusest, draamasõltuvus, valusõltuvus ja võib-olla ka emotsionaalne valu, et muudkui lähed ja otsid mingit kogemust, mille üle kurvastada või millega pahandada. See võib olla ka sõltuvus enda nagu lapsepõlve mustritest, kus sa tundsid, et sa oled hüljatud oma vanemate poolt ja siis sa hülgad iseennast, et see võib olla ka selline harjumus, ütleme, harjumus, mis ei ole sind toetav ja väestav. Ja selle asemel soovitab sõna ei ole õiekene sul palvetada, aga palu uutmoodi kogemusi, uutmoodi elamusi, uutmoodi võimalikkusi, uutmoodi nägemusi, uusi uskumusi, mille kohaselt su elu voolab, sest meie elud voolavad ikka selle järgi, mida me usume ennast väärivat ja kes me usume ennast olevat, vastavalt sellele me siis neid kogemusi ka enda ellu saame. Ja sinu ülesanne ei ole mitte alla anda või kuidagi leppida vähemaga kui see, mida sa tegelikult tahad, vaid vastupidi, et sa oled selles kehastuses kutsutud tõusma väga kiiresse, väga võimsasse manifesteerimise energiasse. Elu ütleb, et ole avatud muutustele, sest need muudatused toovad sulle väga palju imelist. Ja palun Ganesha sõnum samamoodi, et kohe on su suurte unistuste kogemus käes ja see kõik tuleb su ellu väga ruttu, nii et hoia fookust, mida sa päriselt tahad. Et hästi selge sõnum on siin 3. grupil, ei ole üldse pikka keerutamist, vaid elu ütleb, et liigu julgelt edasi, et üks teema, mis siin võibki olla nagu mingi selline takerdumine on kuidagi olnud, on see, et sa oled neid hirmusid hakanud pidama tõelisuseks, mis sul on ja siis sa kardad, kas ma tohin seda mõelda, kuidas ma pean nüüd olema. Et on vaja illusioonidest läbi näha, et hirmud on illusioonid, südamejuhatus on tõelisus. Ja täitsa võimalik, et sulle õpetati lapsepõlves täpselt risti vastupidi. Aga see on sinu hingemissioon sellest hirmumustrist välja ronimist õppida. Ja siis sul on võib-olla selline tunne, et sa vaatad kogu aeg tahapoole, mis sul minevikus toimus, mis siis toimus. Või et sa ei julge nagu täpselt õigele poole liikuda, kuhu sa tegelikult tahad, et tundub, et peab nagu külg ees või kuidagi seina ääri mööda niimoodi vaikselt hiilima. Et need on lihtsalt lapsepõlve mustrid, et kui sa sellest läbi näed ja seda teadvustad, siis su ellu tuleb täielik vaimne ärkamine. Sa saad aru, et sa oled väga suur, sa oledki vaimne meister. Võimalik, et õpetaja, inspiraator, sa tood väga paljude inimeste eludesse nende jaoks karmatsükli lõppu ja uute võimaluste nägemise. Ja see tulenebki sellest, et sa õpid asju nägema kõrgemast perspektiivist ja seejärel sa oskad ka teisi juhatada, kes on nii-öelda hästi madalal vaadanud asju, kuidas see detail on see detail. Aga kui me vaatame suurest perspektiivist ehk sellest seisukohast, kes me tõeliselt oleme, siis me saame aru, et meil ei ole üldse vaja nii palju keskenduda ja muretseda nendele nii-öelda igapäeva sellistele eluolulistele asjadele, vaid keskenduda enda tõelise väe allikale, milleks on süda, milleks on armastus. Ja see, mis sa oled praegu läbi teinud, Sunayala õieti ütleb, et
et need kogemused on olnud sinu meistripühitsus, et sina tuleksid oma elu meistriks, et sa võtaksid oma väe täielikult vastu ja tõuseksid selles energias. Mitte ainult enda jaoks, vaid et sa tõuseksid nagu selliseks meisterkaitsjaks, nagu kaitseingliks, nagu tõesti valgustavaks ingliks kõikide eludes, kellega sa kokku puutud. Ja see, kui sa teistega jagad oma andeid ja võimeid, annab sulle vajalikud vahendid, et sina saaksid enda unistused täita. Väga õnnelik eluetapp on sind ees ootamas, väga elurõõmus aeg, sinu unistused täituvad ja praegu on siis sõnajala õieke ütlemas sulle, et sulle tuleb tuleelemendi pühitsus, mis võib tähistada seda, et ärkab sinust suurem kirg, suurem vaimustus, selline, aga ka suur transformatsioon, sisemine, mitte läbipõlemine, vaid hirmukihtide läbipõletamine, et sinu tõeline kuldne olemus saaks nähtavale tulla. Ja võluvõti siinjuures ongi suhtlemine. Kui sa ei tea, mida teha, suhtle, sa tunned täpselt õigel hetkel ära, kellega, mismoodi, mil moel infot jagada ja vahetada ja see üksteisele energiate peegeldamine ja mõtisklemine nende peegelduste üle toob sulle täpselt õiged infot täpselt õigel hetkel, nii et ära kapseldu. Kui sa oled segaduses, siis suhtle. Ja siis sa tunned ära, millal sul on aeg seda enda sisevaatlust teha, millal aeg maha võtta ja siis jälle oma tiivad sirutada ja sellises lõdvestunud ja rahulikus olekus oma käikusid teha. Ma tunnen, et see on selline väga suure valgusmeistri pühitsus, mida mul on au täna siin sulle edasi anda ja sulle nii-öelda see skeem tuua sõnajala õitsengus on sinu aeg õitseda nüüd ja särada ja täielikult valgustada kogu seda maailma. Just läbi lihtsuse, läbi kerguse, läbi lõdvestuse, läbi voolamise, voo usaldamise, kõik tuleb õigel hetkel. Kui sul on sellised madala enesehinnangu teemad olnud, siis seda on vaja endasse treenida ja mäletada, et sa väärid edu, sa väärid armastust, sa väärid küllust. Soovitus on siin, et sea taotluseks lasta lahti igasugune madal enesehinnangu muster. Päiksepõimikut oleks vaja tugevdada. Ma arvan, et hea oleks teha trenni. Kõik, mis annab sulle sellise hea sisemise tugevuse ja uue voo tunde. Sa saad ükskõik mis väljakutsed su elus tulevad, sa suudad kõike lahendada. Hoia ennast teiste draamadest eemal. Teisel grupil oli seesama soovitus, et hoidu draamadest, ole kannatlik. Ei ole vaja kihutada kõigile selgeks tegema, vaid pigem keskendu enda visioonile, keskendu enda asjadele, keskendu enda projektidele, enda järgmistele sammudele. Positiivsed ootused lähevad plaanipäraselt ja ootuspäraselt ja sulle avanevad väga imelised uued võimalused. Sa oled väga vastu võetud, sa oled väga teretulnud. Kõik, kuhu sulle minna meeldib, sa oled seal väga teretulnud. Et ära dramatiseeri üle, kui sul on mingid elumuutused käsil, siis on nii lihtne minna sinna hirmu, ma ei tea, ma ei näe. Aga armastus teab ja armastus näeb, et hoia oma mõte selge ja puhas. Minu jaoks laheneb kõik alati suurepäraselt. Kõik läheb veel palju paremini, kui ma olen lootnud või arvanud. Võit on vältimatu. Palun, ja tuleb võidukaart sulle. Palju õnne, oled teinud suurepärast tööd. Aeg liikuda järgmise projekti juurde, auhinnad, stipendiumid või edutamised. Et siin ma tunnen, et on ka selline
hinge missioonile ärkamine ja see muundumisprotsess, sinu muundumine, see, kelleks sa saad selleks, kes sa tõeliselt oled. ja kui sa tunned, et muutused on liiga kiired või liiga ärevad, siis võta lihtsalt aega üksi olemiseks, lihtsalt rahunemiseks. See võib olla 5 minutit või tund aega. Luba endale vahel lihtsalt olla kõrvaltvaatleja. Sa ei pea kõikidesse lugudesse ennast sisse logima ja midagi arvama ja kogu aeg osalema. Aga kui sul on tunne, siis mine ja osale ja usalda enda sisetunnet, et praegu sa oledki tõusmas enda meisterlikkusesse, sa oled valmimas, sa oled küpsemas täiesti uude tasandisse iseendas, enda ürgsesse olemusse tagasi. Ürgse olemuse sõnum on sulle järgmine. Muutus sinu elus on vältimatu. Seda protsessi me ei saa enam tagasi keerata ja ära kustutada. Armastus sinus on kasvanud nii suureks, et armastus toob sind täiesti uuele tasandile, täiesti uut moodi elama. Nii ma tahan seda kaarti siit veel kord sulle tuua. Vaata, mis sul on täielik jackpot siin. Muundumine, transformatsioon, täielikku valgustatusesse jõudmine. See juba on sinu sees. Sa lihtsalt lubad sellel välja kiirguda nüüd läbi pingutuse vaba oleku. Ja ma tunnen, et ma ei tahagi su mõistusele nagu rohkem toitu anda, sest see muutus, mis ma tajun, et sinul kõige olulisem praegu teha ongi oma meeletasandist kõrgemale tõusmine, oma mõistusest ja arvamisest ja mõtetest tõusmine tagasi olemisse. Olemine, selles olemise olekus tead sa täpselt, mida teha ja mida mõelda ja mida öelda ja sinu unistused täituvad. Nii et õnnistused sulle, kullake, hoia konfliktidest ja draamadest ennast eemal ja mäleta, et unistuste täitumise teekonnal sa võid ka jagada teistega, oma mõttekaaslastega oma unistusi ja koos unistada. See annab teile kõikidele suuremat jõudu ja see avab kuldajastu nii sinu kui kõikide sinu ümbritsevate jaoks. Ole õnnistatud, aitäh kallid vipid teile toetuse eest. Soovin kõikidele imelist, valgustavat naudingute voogu ja iseenda armastusena äratundmist ja sellesse ankurdumist. Ja minu tegemiste kohta leiate stellashakti.com. Olge õnnistatud.